Tere päevast! Tervitan hiidlasi, Hiiumaa sõpru ja annan väikese lühiülevaate 16. juunil ehk eile toimunud volikogu istungist. Volikogu istung algas noorte volikogu ettekandega ja meie juures oli Mari-Liin Tisler, kes meile rääkis ja andis infot noorte kohviku tulemustes, kus nad arutasid 4 erinevat teemat: demokraatiat, keskkonda ja jätkusuutlik majandus, haridus ja tööhõive ja noorte heaolu. Ja lisaks oli tal slaidiprogramm kohalike teemade kohta, koolitoit ja ühistransport. Et oli väga sisukas ettekanne ja vastavad ettepanekud, mis noorte poolt tehti, saab edastada kas valitsusele või ametnikele, et olid tõesti väga asjalikud ettepanekud, kuidas saada paremaks nii koolitoitu kui meie ühistransporti. Vallavalitsuse infotunnis vallavanem Ergo Tasuja andis ülevaate eelmisel kuul toimunust, et võib-olla märgiksin paar olulist asja ära, et meil on 1. juuni seisuga juba rahvaarv kasvanud 9755 inimeseni ja 4 kuu jooksul tulumaksu kasv on võrreldes eelmise aastaga olnud 13%. Hiiumaa vald tänu või kahjuks oma kriisidele on ka piloot ka Eesti mõistes, sest käivitati koos häirekeskusega kriisi infotelefon numbriga 1247, mida ka edaspidi saavad kõik piirkonnad hakata kasutama, kus saab informatsiooni, kui kuskil piirkonnas on kriis, et inimesed ei peaks seda ootama ja otsima. Et see viimane kriis, mis meil siin oli masuudireostus, sinna lisandus rasvareostus ja praegu on käsil meil probleemid lennuühenduse ja selle jätkamisega. Hetkel on lubadus antud, et lennuühendus meil siiski jätkub. On ettevalmistamisel uus konkurss, sinna on plaanis teha ka oma ettepanekuid, võimalusel saada lisareise nädalavahetuseks, võib juhtuda, et õnnestub ka saada suurem lennuk, aga kõik sõltub konkursist, mis tulemas on. Ja anti ka lühiülevaade investeeringute osas, et siin on olnud juba muudatusi, on tulemas muudatusi, et kuna meie majandusolukord on pidevas muutuses, siis see mõjutab ka meie valda. Praegu hetkel on Palade spordihoonele korraldatud konkurss, kus kuhugi ühtegi pakkumist ei tulnud. Samas on valmis Naistlaiu sadam, Sõru sadam, Villalao katus läheb kallimaks, kuna seal oli rohkem probleeme kulumisega, kui oli eeldatud. Kärdla põhikooli ehitus läheb kallimaks. Et selliseid asju me peame arvestama ja arvatavasti sügisel lisaeelarvega proovima ka teemasid lahendada. Hetkel on suletud ka Käinu ujula suve lõpuni, kuna seal käivad samuti renoveerimistööd ja uues kuues saab sügisel uuesti ujuma minna. Järgmiseks päevakorrapunktiks oli Hiiumaa valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine. Rahandusosakonna juhataja Heidi Siirus andis lühikese ülevaate, et ta jäi rahule meie majandusaastaga. Meie aasta lõppu käive varasid oli 61 miljonit, 2020 lõpus oli neid 52,8 miljonit. Kohustused olid samuti kasvanud, kohustusi oli 14,47 miljonit, aga 2020 lõpus 10 miljonit. Ja põhitegevuse tulem oli 2,7 miljonit.
Ja kuna tulumaksu on siis tõesti rohkem laekunud, kui prognoos oli, siis hetkel ta ütles, et meie vallamajandus on heas proportsioonis ja ei pea muretsema. Järgmises päevakorrapunktis oli Hiiumaa valla osavallakogude koosseisude kinnitamise muutmine ja Kõrgessaare osavallas noorte esindajaks on sinna kinnitatud Kertu Suve. Vallavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine on siis Mangu küla Lautrikoha kinnistu, mida juba eelnevalt on naaberkinnistu omanik kasutanud ja ka seda korras hoidnud. Praegu oli siis volikogu laual otsus anda ta 20 aastaks kasutada. Seal on olemas juba Lautrikoha tegemise võimalus, seal on rand, seal on linnuvaatlustormid ja ka laululava ja see jääb avalikuks kasutuseks, seda saab ka vald kasutada ja teised inimesed. Majanduskomisjon tegi sinna eelnõule ettepaneku, et peaks olema kinnistule servitud, et oleks tagatud siis ligipääs selle kinnistu kasutamiseks ka kolmandatele isikutele. Järgmine punkt, Hiiumaa valla ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis oli tegelikult tingitud sellest, et meil on praegu hetkel koosseisus korrakaitseametniku ametikoht, mille konkurss ebaõnnestus ja vaadates siis eluliselt ka neid probleeme, mida peab lahendama vallas, siis oli ettepanek, et see koht muutub 8 ametikohaks ehk plaanis on 1. septembrist võtta siis tööle järelevalvespetsialist ja ennetusspetsialist. Ehk siis järelevalvespetsialist põhiülesanne ongi tegevuste järelevalve, aga ennetusspetsialist siis kaardistab, kirjeldab, nõustab ja tugib erinevaid siis kriisisituatsioone, mis praegu on jaotatud erinevate teise valdkondade inimeste vahel, kes peavad seda põhitöö kõrvalt tegema ja selle maht on väga suur. Ja see eelnõu sai ka vastu võetud, nii et varsti on oodata siis nendele ametikohtadele konkursse, nii et palun jälgige. Järgmine punkt oli Hiiumaa valla Käina aleviku soojamajanduse arengukava aastateks 2022-2032. Plaanis on 2 katlamaja, mis praegu hetkel Käinas on, ühendada, tekib uus katlamaja ja see annab võimaluse siis ka liituda kortermajadel, asutustel, kuna on plaanis siis rajada juurde ka trasse ja arengukava ongi just selle jaoks vaja, et taotleda selliste tööde jaoks siis lisarahastust erinevatest fondidest. Oli teine lugemine ja see arengukava sai ka vastu võetud. Esimesel lugemisel oli Hiiumaa valla finantsjuhtimise kord. See dokument iseenesest ei olnud lühike, aga kuna tema mõju on suurem, siis soovitan teil vaadata YouTube'is järgi volikogu istungit, kus siis vallavanem andis selgitusi finantsjuhtimise korra kohta, et oli palju küsimusi, oli arvamusi, aga kõik vastused siis on olemas ilusti veebis ja sealt saate nagu parema pildi siis, miks seda korda on vaja muuta, sest eelmine kord 2017 vastu võetud lihtsalt ei vasta ka tänapäeva nõuetele. Tegemist oli esimese lugemisega, sinna saab eelnõule esitada täiendus- ja muutmisettepanekuid siis 24. juulini, et seda veel paremaks muuta, kui on vaja. Järgmises päevakorrapunktis Hiiumaa valla ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste palgajuhend oli samuti esimesel lugemisel ja samuti siis vallavanem andis põhjalikult selgitusi, miks see vajalik on, et oli juurde tekitatud palgaastmestikke ja arvesse võetud siis ka inimeste haridustaset
ja ka seda, kui suur on asutus, kui suur on asutuse eelarve või siis töötajate arv selles asutuses. Ja samamoodi oli väga põhjalik siis ettekanne vallavanema poolt ja saate seda jälgida samamoodi YouTube'i kanalilt. Esimene lugemine ja muudatusettepanekud siis 24. juuliks. Hiiumaa vallavolikogu töökord, esimene lugemine, töökorra muudatus oli vajalik sellepärast, et meil on tervisekriis olnud, kus on vaja volikogu istungid läbi viia kaugosaluse teel. Hetkel seda töökorras nagu ette nähtud ei olnud ja seal oli vaja ka muid muudatusettepanekuid teha. Sellepärast koostatigi täiesti uus töökord, natuke kaasaegsem ja sinna samamoodi saab teha veel ettepanekuid, kuna tegemist oli esimese lugemisega. Muude küsimuste all teemasid ei olnud, et volikogu jälle tuleb kokku 18. augustil, juulikuus ette näha korralist volikogu istungit ei ole. Tulemas on meil võidupüha ja jaanipäev ja soovin teile kõigile siis toredaid suviseid üritusi ja võimalust siis ka nendest kõikidest osa võtta, mida Hiiumaa suvi meile pakub. Aitäh teile!